Enamikul ettevõtetel on veebis sama dilemma. Oma kodulehel saab end tutvustada kõige paremini, kuid seal on suhteliselt vähe vaatajaid. Peavoolu meedias jällegi on palju vaatajaid, kuid seal ei saa end näidata parimal moel, sest enamik vaatajaid ei ole sinu sihtgrupist ega motiveeritud ostuhuviga. Storybookis on peavoolu meedial sarnaselt väga palju vaatajaid, kes aga on motiveeritud. Nad ei ole siia tulnud otsima mitte meelelahutust, vaid eelkõige infot leidma ja lugema. Igal Eesti ettevõttel ja juhatuse liikmel on olemas Storybookis oma isiklik meedialeht. Pealooks ehk storyks on ettevõtte enda sisuturundusartikkel ehk brändilugu. Tähelepanu, selle puudumisel on peal aga konkurendi lugu. Ikka nii, et kes enda vaatajaid ei soovi kõnetada, siis kasutavad konkurendid selle võimaluse ära. Vaatame näiteks Credixi meedialehte. Siin samas peamise story all on näha kõik teised Credixi brändi artiklid. Kõigil ettevõtjatel on võimalik kirjutada arvamuslugusid kas enda või kellegi teise kohta, andmaks edasi oma kogemusi ja teadmisi ka teistele. Meedialehelt leiame Storybook soovitab koostööks bloki. See annab unikaalse võimaluse saata kõigile selle valdkonna ettevõtetele päring teenuse toote ostmiseks, kindlustades sellega endale parim võimalik pakkumine suure hulga ettevõtete hulgast. Hinnapäringut saate täpsustada lisades märksõnu, näiteks iglusaun. Ettevõtjatele annab see lahendus saada osa hinnapäringutest ning seeläbi olla aktiivselt osaline klientidele pakkumiste koostamises, tuues sellega endale juurde märkimisväärse hulga uusi tellijaid. Kõrge krediidiskooriga ehk riskantsed ettevõtjaid tellijate päringutele ligipääsu ei saa. Meedialehel on näha ettevõtteid ka Eesti suurimatest meediaportaalidest, pealkirjad, seosed ning lühike, mis kirjeldab peamist sisu. Nimede pilves tuuakse välja selle firma seosed veebisügavustest. Selle firma kohta leiduvad nimed, märki omadussõnad aitavad mõista selle ettevõtte olemust, suhteid, väärtuslikkust või ka traagikat. Viimane plokk näitab teateid riigihangete pakkumiste esitamiste või võitmiste kohta ning saadud toetusis EAS-ist, PRIA-st ja Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Ametlikud teadaanded plokk näitab reaalajas sündmusi, ühinemiste, jagunemiste, võlgade ümberkujundamiste ja väga paljude muude teadaannete kohta. Meedialehe vasakpool on staatiline läbi lehe ja mis annab kõige olulisema kiire pildi ettevõtte seisukorrast. Seal juures näeme firma põhiandmeid ning ettevõtte nime juures on näha kasusaaja riik. Eelistagem ikka Eestimaist ning jätame rahavoo Maarjamaale. Võlas ettevõttel on välja toodud võlgnevuste kogusumma. Võlavabal firmal aga prognooskäive 2019. Mida kujutab endast prognooskäive? Vaata meie teisest finantside videost. Krediidiskoor annab kiire ülevaate ettevõtte majanduslikust seisukorrast. Näitame äririske nagu valgusfoori. Kui on roheline, siis on tee lahti, kollane, ootame ja punane stopp. Krediidiskooril on 5 riskiklassi, mis on mainitud koos numbriga ringi keskel. Ajaloo teljelt on näiteks näha, millal ettevõtte makse raskustesse sattus. Ka krediidiskoori täpsema kirjelduse leiate eraldi videost või artiklist. Uus maineskoor on ettevõtte reputatsioonimõõdik, mis sisaldab 5 juhtimise kombinatsiooni. Brändijuhtimine, krediidijuhtimine, müügijuhtimine, personalijuhtimine ning varade juhtimine. Maineskoori väärtused jaotuvad astmeteks, 5 ülemist kõrged ja 5 alumist madalad. Maineskoori täpsema kirjelduse leiate eraldi videost või artiklite alt. Loo oma ettevõtte kohta isiklik meedialeht koos oma teenuste toodete tutvustusega. Kirjuta artikleid ja lugusid endast ning oma firmast kas või iga päev. Ära unusta aga ka oma infot inglise keelde tõlkida, kuna peatselt läheb Storybook ka rahvusvaheliseks ning küündib 90 riiki ja 100 miljoni ettevõtteni üle maailma.